Tere, head sõbrad! Me oleme saabunud Eesti Baarmenide Assotsiatsiooni uude koolituskeskusesse, mis asub siin Koplis. Meil on suur rõõm, et meid õpetatakse täna kokteile tegema, aga sel korral niimoodi, et me ei eksi mitte ühelgi sammul. Kui ikkagi õppida, siis õppida asja, mis on südamelähedane. Erik on mitmekordne Eesti meister ja meie kõrval siin on ka Liina, kes on siis Eesti Baarmenide Assotsiatsiooni juht. Kas nüüd on õige hetk avaldada üks väike lisanüanss? Meil on väga suur eesmärk esiteks muidugi teid harida, aga ka luua midagi uut. Midagi, mida ei ole kunagi varem olnud, sellepärast, et on Roberti sünnipäeval ja me tulnud siia täna mitte lihtsalt õhtuteile tegema, vaid koostöös Eesti parimatega luua ka Roberti special kokteil. Kas juua saab? Juua saab. Kas vastab tõele, et siin on sisuliselt kõik joogid, mida baarmenid kasutavad erinevates kokteilides? Absoluutselt, erinevates kokteilides, kokteilimenüüde loomisel ja samas ka kokteilivõistlustel. Oota, see on minu nimeline siis, jah? Teeme midagi täitsa uut erilist. See siis läheb kõige laia maailma ja... Loodetavasti. Sellest tuleb järgmine uus Eesti meistri kokteilivõistluste võib-olla parim. Julgelt võite baari poole liikuda. Mul kodus ei ütlegi kunagi niimoodi. Oleme siia ehitanud siis sellise toreda baarikese. Teeme sauerit, teeme paloomat, teeme alkoholivaba kokteili ja loomulikult ka kõigi lemmiku Pornstar Martinile. Sulle ära, me oleme neid kõiki tarbinud ja mis seal salata, ei ole kunagi öelnud ei, kui uuesti võimalust tarbida. Me tulime ikkagi uusi maitseid ka saama Roberti sünnipäeva puhul. Okei, et hakkame ehitama mingit huvitavat kokteili. No näiteks see... Ei pea isegi kokteil olema, võib ka olla haljas. Võib olla haljas. Sada lihtsalt kuskilt minema hakata. Võib-olla tomatiliköör. Sarraks. Ilusat tuult aastaringi. Juba põhjane, see on liköör ju. Kohvi sulle maitseb? No aeg-ajalt ikka võtan, jah. See on siuke kohvi absindi liköör. No. Tõmbame selle mootori siin käib. See on juba tuleb meelde väike brahhareis. Oi, ma meenutaks seda natukene. Ahaa, Robi. Noh, ma olen sind otsinud. Jüri, tule siia. Kuhu ma pean? Tule siia nüüd, kuule. Seal olen. Järgmine jook oot. Ilusat uut aastat. Ilusat saabud. Ta pani ju nii vähe, et minul saab sindivärk nagu nii väga ei meeldinud, aga see on täitsa päris vahva ja see jätkab nagu andmist. Päris tugev. Ja see kõik. Väikese kuska peale. Päris sibul. Mehhiko pipraviin, ehk siis väikese tabascoga. Ja läks jälle sinna. No aga jumal hoidku, palju enne sünnipäevaks. Jah. Raks, kui terav. Tegemist on beijuga. Hiina Rahvavabariigi jook, mida siis valmistatakse sorgumist. Sorgum on selline teravili, siis mida siis maa all 6 aastat fermenteeritakse. Ärge seda põhjani võtke. Sa keerasid selle pudeli hästi ruttu sinna laua peal ära. Üks number, 53%, et Robi. Puskarile. Sa ütlesid, et ärge põhjani võtke. Ilusat saabuvad. Ilusat uut aastaringi, sõber. Kuna koolitus on pikk ees, siis ma kuulan praegu õpetaja sõnu. Kui ma jõin praegu mootoriõli atsetooniga. Esimene kokteil, mida me tegema hakkame, on siis Corsaro Spritz. Siin ei ole alkoholi sees. Lisan jää. Klaas jääd täis. Jääga me ei koonerda. Nii, siis ma võtan siit selle Corsaro. Lak. Prompsti. Toonikud 8. 6, 7, 8. Kokteili peab ka läbi segama enne. Selline asi ei mahu koodustsahtlisse äragi. Mul on niisugune pokaal, kus see läheb nagu põhjani välja. Vamos a la playa, Palun. Niimoodi pandi ikkagi pokaali umbes, ma arvan, 92. aastal, kui öeldi, et nii on välismaa värk, eks ole. Ma oleks võib-olla selle apelsiin nagu viiluse sisse pannud. Me ei pane tilbendama apelsiini. Ei ole küll seda konkreetset jooki, ma olen tellinud, aga ta teeb selle efekti küll, mis muidu näiteks Aperol Spritzi puhul tahad. Robi, kui tohib paluda, siis tee mulle üks paloma. Tequila. See on ju vanajad Don Ramon. Vaatame kui kork. Mida ütleb retsepti esimene rida? Kui see äär tuleb kohe teha või? Kuidas sa teed ääre siis, kui see jooksel sees? See on tažiin. Tajin. Tequilat, värsked laimahla, 1 sentiliiter, agaavisiirup ja see nüüd paneme silmaärgi. Silmaärgi ei pane midagi. Okei. Kreidimahlu. No ei. Õnneks ma tunnen baarmeni. No nii. Nii. Vaatu kergest see lahti tuli. See liigutus on ikkagi täitsa nagu veres. Kuule, minu elu esimene, mis ma olen teinud. Ära häbene. Kuidas sa kommenteerid seda alla nirisevat agaavisiirupit siin? Disappointing, aga... Lõpuks on tähtis ju maitse. Töötab! Sisu on ikka hea, jah. Palju õnne sünnipäevaks. Ma tahaks ka proovida. Päris hea.
siin ma äkki põhjas vaatan, maitsen. Oli tekiilat põhjas rohkem? Oli tõesti, jäi põhja jah. Baarmenide assotsiatsiooni koolitus on väga hea. Pää käib ainult ma. Nii, armas väike mees, mis sa soovid? Mingi jutt oli sellest porno sellest asjast. See on online koolitus teile. Üks pornostar Martini. Huvitav, miks tal selline nimi on? Kokteil tehti niimoodi, et millist Martinit jooks mingi pornostar? Siuke vaniljane, magus. Shaker. 4,5 silli vaniljamaitselist viina. Pane 5, täisnumber ikka. Põmdi. 1,5 silli passioni likööri. 3 silli passionivilja püreed. 1 silli suhkrusiirupit. Päris magus ja mõnus. Kas see jook võtab kaua muidu veel? Ei, see saab kohe valmis. Härra. Ohohoo. Pärast 8 pornostaari Martinit. Pärast 8 pornostaari. Ütle sõnal, vaata seda. Niimoodi teevadki baarmenid kõik. Ei. Nii, ja võtame teise kätte. Tädi töösega mitte ühtegi asja praegu õigesti. mis sa räägid? Väga meeldiv heli. Armas sõber, mis läheb juurde? Mis sa arvad? Ei tea. Võib-olla päris nii palju ei pea valama. Ei pea, see muudetud retsept. Ma tunnen klienti. Ma ei mäleta. Pornostar Martini, vahuveiniga. Nii see käibki. Super töö. Ma ei mäleta, kas alla või peale, kumba ennem oli. See nagu mull alla, jah? Originaalretsepti järgi on see mõeldud niimoodi, et sa sipid neid korda mööda, et sa puhastad oma paletti. No ma proovin kõigepealt. Päris magus. Tõmbab tagasi. Oota see. Oligi niimoodi parem. Korda mööda. Kui sul on selline klient, kes on usin, kas sa jõuaksid neid kokteile vorpida talle piisava kiirusega? Tõenäoliselt mitte, aga mis sa siis soovitad? Tulla õppima baarmeniks. Mina ütleks, et ei olnud tal viga midagi. Kokteili või baarmenil? Mõlemal. Kas sa oled nõus mulle andma uue võimaluse? Ja pigem varem kui hiljem. Kirsi gin shower on veel 4 silli ginni. See on prantsuse shaker. Le shaker. 3 silli sidrunimahla. Tempo ka tõuseb. Tunne oma klienti ja tee kiiremini. Ja ka munavalget. Ohohohoo, läheb juba täitsa põnevaks. Kas mehel ongi hakanud tulema tempo sisse? Ja. Aga praegu ta reedab, et ta natuke... Ei, me paneme ikka jääd ka loomulikult. Hopsti. Ma näen, et te olete pinges. Ei, mul on kiire. Vaata, kui ilus see on. Nüüd see kadus põhja ära. Ma panin sulle tikut siia. Vabandust. Pamm! Mis selle nimi oli? Palju õnne sünnipäeval! Vaata, kui ilus see on. See on üks kirjas veel õige, jah. See ongi põnev, et sa ajadki seda tagade. Seda niisama näpuga ei tohi võtta, siis ma pean selle suuga jätsama. Väga vahva! Kuule, nagu tunne nagu piimamunts oleks isegi. Kõigepealt ma tahan meelde tuletada, et tegemist on koolitusega. Nii et ärge kodus järgi proovige. Robert kõmmutas endale ruttu sisse 8-9 erinevat jooki. Ja eesmärk lisaks sellele, et õppida natuke kokteili tegemist, oli ka see, et mõelda maitsete peale, milline võiks olla Roberti sünnipäeva kokteil. Ja nüüd Robert vahepeal kutsus siia ka oma sõbrad ja Robi seal taustal otsib oma lemmikjooke või maitseid, millest see kokteil võiks koosneda. Kuule, ma mõtlesin välja, mulle meeldib rumm tegelikult, ma leidsin 3 maitset, mis mulle nagu meeldivad, on mango, rosee, toonik ja siis kookos. Ja need kõik segan kokku või? Ei, 3 jooki nagu, see on nagu rumm ja siis mingi lisandiga, ma ei tea täpselt, kuidas see käib. Sa tahad lisaks sellele konditsioonile, kus sa praegu juba oled, tahad veel 3 kokteili juurde või? Ei, me tahame ainult testida, milline sobiks sünnipäevaks. Praegu on teisipäev. Ja sünnipäev on küll, jah. Aga kell on umbes 2 päeval. Millega su sõbrad tegelevad? Mu sõpruskond on väga kokkuhoiduv. Ja kui on ikkagi sünnipäev teisipäeval, siis nad on võtnud nädala vabaks. Selge on vett sulle. Ei ole praegu vaja. Ei ole praegu vaja. Selge. Let's go! Alustame sellest mango omast. See on vist päris hea, ma ei ole kunagi varem seda proovinud. Ma ei ole kindel, et me nüüd seda kokteilis kasutada saame. 4 senti rummi. Vaadates Robertit, ma arvan, et 3 isegi piisaks. Paneme valmis, teeme teised kokteilid ka kohe ära. Nii. Võtame selle roosi limonaadi. Aga seda tavaliselt kasutatakse ju džinni peal. Ja lapsel on mitu nagu kasutusala. Nii, jälle 4. No loodetavasti Robi jagab sõpradega ka. Nii, ja nüüd teeme kiiresti ühe selle kookosega ka. Pool pitsi laimimahla. Sa praegu käigu pealt mõtlesid välja. Aastatega on tekkinud siuke leksikon pähe, et enam-vähem saab aru. Paneme kookossiirupit, paneme siis ka pool pitsi. Pool munavalget on siuke ideaalne. Kui mina šeegin seda, siis sina valad siia peale pikendajad ja segad nad läbi.
armas sõber Robikene. Ma ei teagi, kuidas te nüüd kolmekesi seda kõike proovite siis. Sõbrad ikka jagavad ära üldse muretse. See on mangolimps ja mis siia veel läks? See laimi ja loomulikult sinu lemmikud trummi. Ei olegi nii magus, kui ma arvasin. Ahaa, palju sünnipäevaks? Sharing is caring. Suvine, võib-olla jääb natukene kergeks sinu iseloomu juurde. Keha on vähem. Tugevust. Nagu juurde oleks mulle vaja või? Ei, kokteilile. See näeb ikkagi selline mõnusat kodune, et ei ole häbi ka kruusist juua mõnikord. Siin ma tundub, et natuke rohkem on keha. Ma õpin ka. Järelnoot on natuke kuidagi, midagi on natuke valesti. Millega see oli, vabandust? See oli rumm roseel limonaadiga. Aga palju on sünnipäevaks? Sulle ka. See on kergem libiseva kui see minu arust. No, eks sul on teine ka juba. Jaa, pikajoogine mõnus. Ühte mingit maitsetaks veel saada juurde välja. Palju sina, Liina, jooksid seda? 2. Palju sina jooksid? 12. Te olete head töötanud seal, kus te seal tegid seda baaris? On siit meetri kaugusel. Mis siin siis on? Siin on nüüd nii, et kõigepealt on üleval Loorberi leht. Ma olen ikkagi Paidest. Meil selliseid Loorberi lehti eksklusiivseid asju ei ole. Kõik supid on seda täis. Ai, see on hea. On ta magus, samas siin on väga parajad hapet. Mina ei ole kookuse fänn, aga see on päris mõnusas balansis. Mitu tükki sa järjest võiksid seda juua? Nii palju, kui baarmen jaksab teha. Juba hakkab minema. Nii, poisid. Kõige lemmikum on ikkagi vist see, aga see on ka väga maitsik. Kõige parem nende asjade juures on see, et need on tasuta. Täpselt. Õige. Mina ei ole saanud proovida sellepärast, et mind ei ole sünnipäevale kutsunud. Võrisin järgi jõuda. See sauer on väga maitsev. Ma olen nõus selle eest isegi maksma. Ma olen lihtne mees ikkagi. Ma valin ühe teise joogi. Aga lõpetuseks üks jook on küll tõesti. See on selle maja poolt ilma nendega läbi rääkimata sinu sõpradele. Robi sünnipäeva puhul. Muidugi. Eesti Baarmenide Assotsiatsiooni uue koolituskeskuse kulul. Mina tean, millise joogiga on tegemist ja ütleme niimoodi, et võtke heaks, sõbrad. Enne veel, kui tähistama hakkame, ma saan aru, et sina valisid selle joogi. Jaa, see on väga hea jook. Ma arvan, et seda võiks kodus kõik proovida. Võtke heaks, tähistage ka minu sünnipäeva, enda sünnipäeva, lihtsalt teisipäeva ja täitsa võib võtta. Me paneme selle kokteili retsepti enda sotsiaalmeediasse üles. Eesti Baarmenide Assotsiatsioon ootab koolitusele kõigepealt kõiki neid, kes tahavad baarmenideks saada. Ja lisaks tegelikult saab siia tulla ka grupiga. Miks mitte mõtlema välja, milliseid kokteile näiteks suurtel pidudel pakkuda. Kõik on oodatud, nii et head sõbrad, lõpetuseks Põhjani, elagu Robi! Palju õnne, ilus sünnipäeva, hästi pikk kõne oli.